Eelmisel nädalal rääkisime juhtmevabadest koduvalvesüsteemidest. Sel nädalal jätkame teemat, aga juba konkreetselt objekti peal, kuhu süsteemi paigaldatakse. Millal on õige aeg üks uus maja valvesse panna? No õige aeg nagu sellegi maja puhul, mis te siin näha võite, on siis, kui on uksed, aknad on ees, katus on peal ja mingisugune vool on nagu sisse majja ära veetud. Kui kaua aega võtab see töö siin sees? Nüüd see objekt pandi valvesse 1 tund ja 20 minutit ja mis on just hea meie puhul ongi see, et me ei jooksuta klienti nagu edasi-tagasi kontori vahet ja objekti vahet, vaid tehnik tuleb kliendi juurde kohale, paigaldab, koolitab ja ka vormistab koha peal kõik paberid. Milline siis näeb välja üks juba paigaldatud süsteem? Meie kliendihaldur siis on sõrmistiku, mis on siis vajalik valvesüsteemi aktiveerimiseks ja mahavõtmiseks, pannud täiesti seina peale, lauajupi peale ja valvekeskuse ka sinna kohta, kuhu on siis kliendile sisse toodud majja elekter. Mis veel kuuluvad kuhu süsteemi? Siin on erinevaid variante nüüd seda süsteemi valvesse panna. Üks on siit sõrmistiku pealt siis 4-kohalise koodiga, mis klient välja mõtleb. On olemas selline pult, millega on väga mugav ühe nupuliigutusega valvesüsteem valvesse panna. Üldse valve on siis kaheosaline, et üks on varguse vastane pool, mille vastu on meil siis klaasi purunemise andurid ja liikumise andurid, mis on võimalik ära seadistada siis tulevikus koduloomade vastu, et nad koduloomade peale ei reageeri. Nüüd kui sellest liikumise andurist lähemalt rääkida, see konkreetne andur koosneb siis 2 osast. Ta koosneb siis anduri alusest, kuhu on kinnitatud tamperalarm või tamperlüliti. See tähendab seda, et kui keegi nüüd üritab seda andurit siit laua pealt ära võtta, läheb süsteem koheselt häiresse. Ja teine osa on siis, kus on see tehnika sees ja sellel on ka kaan peal, kui keegi üritab seda kaant nagu lahti võtta, läheb ka süsteem koheselt häiresse. Peale selle on selle andurile veel paigaldatud loomakaitse, mis tähendab seda, et ehitusjärgus majal, kui nüüd mõni rott või olend liigub põranda peal, siis ta selle peale häiresse ei lähe. Ja suitsuandur? Suitsuandurid on 2 erinevat sorti. On siis suitsuandurid, mis töötavad jooni põhimõttel ja suitsuandurid, mis nimetatakse optilisteks suitsuanduriteks ja töötavad kambri põhimõttel. Ja meie siis ehitusjärgus majadele paigaldame ikkagi üldjuhul jooni põhimõttel töötavad suitsuandurid. Ta reageerib siis suitsule ja kuumusele. Kas kõik need suitsuandurid on sellise valimusega? Soovitaks klientidel nüüd ennem kui valvesüsteemi valima hakata, mitte ainult paberi peal kokku leppida, vaid ka vaadata ennem üle valvesüsteem, milline ikkagi lõppkokkuvõttesse koju paigaldatakse. Et meie suitsuandurid näevad välja sellised enam-vähem korraliku disainiga, nagu siin näha on, ja ka liikumisandurid ja kõik muud andurid on ilusu disainiga, kuid oleme näinud ka suitsuandureid, mis näevad välja sellised keskmise suurusega tordikarbi suurusega. Et sellist pärast, kui ehitustööd on ära tehtud, uude koju, uude lakke riputada maitse asi. Mitu liikumisandurit maja peale saab üldse panna? Kokku saab panna meie süsteemi andurit kuni 32. Kui ehitus edasi läheb ja ta läheb siin edasi, kas ümberpaigaldamiseks peab jälle teie kliendihalduri kohale kutsuma? Ei, üldsegi mitte, et kliendihaldur peaks tulema siis esimene kord valvesüsteemi paigaldama ja klienti koolitama ja teine kord, kui kliendil on maja juba täiesti valmis, on tehtud ka siseviimistlus, siis juba lõplikult valvesüsteemi seadistama, tegema erinevaid tsoone ja nii edasi. Nii et pererahvas võib nüüd rahulikult olla, et kui keegi siia majja nendele sisse tungib, siis hakkab kodus telefon helisema ja nii edasi. Jah, tähendab, mitte ei hakka ainult tellisema, vaid pererahvas saab täpselt teada, mis tal kodus juhtus ja võib-olla saab sellest teada ka naaber ja mõned sõbrad tuttavad, kes lähemal elavad ja võib-olla ka turvaauto, juhul kui kliendil on turvaauto teenus. Aga teeme ära ka jälle kontrollhäire ja vaatame, kelle taskus midagi helistama hakkab. Tagasi helistamise teenus ju on peal. Ja loomulikult, et oleme lisanud siia omaniku kontaktid ja saame ka kohe näidata, kuidas valvesse panna, kuidas valvest maha võtta ja kuidas teeb nii sisesireen kui ka välisireen siis häält. See oli vist esimene kord, kui uus häiresüsteem teil taskus häält hakkas tegema ja siin majas ka? Jah, see oli esimene kord ja testid on kõik õnnelikult läbitud. No loodame, et rohkem neid ei tule iseäranis hilja õhtul, aga kuidas esimene mulje on? Esimene mulje on väga hea, et
väga oluline kogu selle valvesüsteemi juures on see, et tegemist on juhtmevaba süsteemiga ja minu kui tellija kliendi jaoks on väga lihtne.